Tere tulemast Evangelismi kooli, mina olen Joosep Ringmäe ja me jätkame nende saadetega, kus me räägime evangelismist ja tegelikult võtamegi juba otsad kokku. Ja me oleme läinud läbi sellistest põhiteemadest nagu mis on evangeelium, kuidas seda kuulutada, mis evangeeliumiga kaasas käivad, kuidas käia julguses, kuidas olla vaba inimhirmust. Ja nüüd me lõpetame selle teemaga, et mida siis nende uute usklikega peale hakata, kui me kuulutamegi kellelegi evangeeliumi ja ta võtab Jeesuse vastu oma südamesse, siis see on väga tähtis, et me ei jätaks teda lihtsalt sinna üksinda ja lihtsalt loodame, et äkki ta kuidagi ikka jõuab kogudusse ja kuidagi ikkagi loeb piiblit, aga et me anname talle need järgmised juhised ja võtame ta nii-öelda piltlikult oma käe kõrvale. Ja me võimegi tegelikult ette kujutada seda, et piibel toob ka selle näite, et kui inimene saab päästetud ja ta on alles nendes esimestes päevades, kuudes, aastates, kus ta on päästetud olnud, siis ta on vaimulikult alles laps ja ta kasvab üles järk-järgult ja iga kristlane, me peame kõik kasvama ja me kõik kasvamegi Kristuse sarnasusse. Aga selleks, et kui see inimene saab päästetud, me võime seda võrrelda justkui ühe beebiga, kes on just värskelt sündinud ja iga beebi vajab hoolt, ta vajab järelevalvet, ta vajab kedagi, kes kannab tema eest hoolt. Ja samamoodi on ka uued usklikud, nad vajavad hoolt, nad vajavad kedagi, kes on neil kõrval, nad vajavad kogudust, nad vajavad teada, mis on need järgmised sammud ja nad vajavad palvetuge. Nii et me räägime nendest teemadest täna ja läheme vaatame esimesena apostlite tegude teise peatükki. Ja me teame, et see on see peatükk, kus oli 4 pühipäev ja püha vaim valati välja ja tuhanded inimesed said päästetud sellel päeval. Ja nüüd me näeme, mida apostlid teevad nende inimestega siin, kes said päästetud. Ja apostlite teod 2.41 ütleb nii. Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti ning sel päeval lisati nende hulka umbes 3000 inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Nii et me näeme, et need 3000 inimest, kes lisati nende hulka, ehk siis nende kogudusse või kogudustesse. Ma ei oska öeldagi, kas seal oli üks kogudus või mitmed kogudused. Me näeme, et nad käisid kodudes koos, aga samas nad olid ka pühakojas koos. Nii et 42. salm ütleb, et nad püsisid apostlite õpetuses. Ja siit ma tahangi tuua selle esimese punkti välja, et see on väga tähtis, et igal uuel usklikul, et nad leiaksid oma koguduse. Selles kontekstis nad püsisid apostlite õpetuses ja ma usun, et tegelikult nad täitsid selles kontekstis pastori rolli nende jaoks. Ja iga uus usklik, nad vajavad endale kogudust ja nad vajavad endale pastorit, kes on nende üle ja kes on nende karjane, kelle käe alla nad saavad minna. Me ei peaks kunagi kartma uusi usklikke kutsuda kogudusse. Vahest mõned inimesed, nad kuidagi pelgavad seda, et ma ei tea, et äkki ma ikka kutsun ta enne võib-olla lihtsalt kohvikusse mõnda aega ja lihtsalt me räägime usust ja siis vaikselt ma toon ta kogudusse. Nagu kogudus oleks mingisugune hirmus asi. Kogudus ei peaks olema hirmus asi. Kogudus peaks olema iga kristlase kodu ja uued usklikud, see mõte, et tulla kogudusse peaks olema neile kodune, see peaks olema neile nagu selline tavaline mõtteviis, sest et iga kristlane vajab endale kogudust, kus on pastor, kus on see karjane, kelle õpetuse all me saame olla. Ja siin me näeme, et nad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses. Ja osadus on täpselt samamoodi väga tähtis. Nii et absoluutselt, mine temaga kohvikusse, mine temaga jalutama, saa temaga kokku, räägi temaga Jumala asjadest, palveta temaga koos. Miks mitte, kui see on kohane niimoodi ja osadus on täpselt samamoodi väga tähtis. Nii et seal peab olema nii see apostlite õpetus nii-öelda, meie kontekstis tihti see on lihtsalt pastori õpetus ja seal peab olema ka osadus kristlaste vahel, et ta leiaks endale sõpru kogudusest, et ta leiaks endale inimesi, kellega osaduses olla, kellega kokku saada, kellega rääkida.
Sest et kui sa mõtled ühe lapse peale, siis kui ta on väike beebi ja kui ta kasvab juba vanemaks, siis ta pidevalt õpib juurde ja ta pidevalt ta küsib küsimusi, et emme, mida see tähendab või mis asi see on ja pidevalt tulevad küsimused ja miks need küsimused tulevad, sest et see laps õpib. See laps tahab õppida pidevalt uusi asju juurde ja tegelikult uue kristlasega on samamoodi. Neil tekib palju küsimusi ja sellepärast neil on vaja inimesi enda ümber, kogudust enda ümber ja samamoodi ka pastorit, kellelt neid küsimusi küsida, kui seal mingid küsimused tekivad, et ta ei läheks neid küsimusi otsima kuskile interneti avarustesse, kust võib igasuguseid vastuseid tulla, aga et tal oleks üks kogudus ja inimesed, kes on selles samas voolus, kes on selle sama õpetuse all ja et ta saaks kasvada koos nendega. Ja me näeme siin kirjakohas apostlite õpetuses, osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Nii et me näeme, et see osadus ei olnud lihtsalt see, et lähme ja veedame head aega, miks ka mitte seda teha, aga me näeme, et seal oli ka see vaimulik pool selles osaduses, kus nad murdsid leiba ja nad palvetasid koos. Nii et see on väga tähtis, et meil oleks osadus nende uute kristlastega. Ja nüüd, kui me hüppame edasi 46. salmi, siis siin ta ütleb, nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siire südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis, issandaga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Nii et me näeme, et nad olid ustavad nende uute kristlastega, kes said päästetud ja kui nad olid ustavad nendega, siis me näeme, et Jumal lisas neile juurde veel neid uusi kristlasi. Nii et siin me näeme, et nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas. See on väga tähtis, et uutel kristlastel oleks oma kogudus. Et nad ei hakkaks ühest kogudusest teise minema ja proovima seda ja proovima teist. Aga kui sina juba kuulutad talle evangeeliumi, siis ongi väga hea kutsuda ta oma kogudusse. Ja Jumal alati saadab neid inimesi meie tee peale põhjusega. Ja ma usun, et see on hea kutsuda nad oma kogudusse. Kui me vaatame veel sellist kirja kohta nagu Hebra 10 ja 25, siis see käib nii kõikide kristlaste kohta kui ka uute kristlaste kohta. See räägib niimoodi, ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist. Nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Ehk siis me näeme siin kirjakohas oma koguduse kooskäimist. Ei ole lihtsalt ükskõik mis koguduse kooskäimist, vaid oma koguduse kooskäimist. Kogudus on meie pere. Samamoodi nagu igal inimesel on oma pere, siis igal inimesel, igal kristlasel peaks olema oma kogudus. Et me ei lähe ühte ja teise ja kolmandasse kogudusse, me ei hüppa ringi, aga et meil on see oma pere, oma kogudus, oma inimesed, kellega olla osaduses. Ja see ei tähenda, et me ei käi kuidagi teistega läbi, muidugi me käime teistega läbi. Nad on meie õed ja nad on meie vennad, aga meil peab olema see oma kogudus, meil peab olema see oma baas nii-öelda. Ja igal uuel kristlasel on vaja seda kohta, kus ta saab ennast istutada ennast sinna nii-öelda ja ta saab hakata seal kohas kasvama. Sest et kui ta hüppab ühest kohast teise ringi, siis kasvamine ei toimu väga kiiresti. Aga kui ta jääb ühte kogudusse, kuhu Jumal on tema pannud ja ta nii-öelda istutab ennast sinna ja ta on ustav seal, ta paneb käe külge, siis Jumal saab hakata seda uut kristlast kasvatama ja väga kiiresti kasvatama niimoodi, et ta kasvab üles ja saab Kristuse sarnasemaks ja saab tugevamaks oma sisemise inimese poolest. Nii et meil on vaja seda, sest et kui keegi saab päästetud, nad saavad uueks looduks. Ilmselgelt nende vaim saab uueks, aga nüüd nad peavad tegelema oma ihuga ja nad peavad tegelema oma hingega. Need meeled peavad saama uuendatud ja liha peab saama risti löödud. Nii et see on iga kristlase töö, aga eriti uutel kristlastel nad võivad igasugustest erinevatest taustadest tulla välja. Võib-olla mõned tulevad sõltuvustest või kõik tulevad tegelikult mingil määral patusest elust. Ja Jumal tahab neid
neid vabana hoida, mitte lihtsalt, et see üks päev, jess, ma sain vabaks, ma sain uueks looduks, aga nüüd vabana hoida, et nende meeled oleks hoitud, et nende liha oleks risti löödud, et nad kasvaksid Kristuses sarnaseks, et nad õpiksid armastuses käima teistega. Kõik see uus kristlane, ta peab neid asju õppima ja ta vajab kogudust, kus üles kasvada. Nii et lihtsalt praktiliselt, kui keegi saab päästetud, olgu see siis tänaval või su sugulaste seas või kuskil töökohas, siis anna talle lihtsalt oma koguduse info ja kutsuda oma kogudusse ja vahest on vaja lihtsalt öelda, et kuule, et ma võin su ära visata, et ma võtan su auto peale ja toon su kogudusse, et sa ei pea ise selle pärast muretsema või ütle, et ma tulen koos sinuga, et siis ta tunneb ennast lihtsalt julgemini. Et toetame seda, et ta tuleks kogudusse, sest see on tõesti väga oluline, et see uus kristlane saaks istutatud sellesse kogudusse, kuhu Jumal on tema pannud. Nüüd vaatame ka Hebrea 5. peatükki. Ja seal on ka mõned asjad, mida me saame, seda uut kristlast, me saame neid julgustada tegema, et selgitada neile, et nüüd, kui sa võtsid Jeesuse vastu oma südamesse, siis sa oledki uus loodu ja vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud, nagu see kirjakoht ütleb, ja selgitada neile, mis juhtus nende elus. Ja siin Hebrea 5:12 loen, sest teie, kes aja poolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetataks Jumala sõnade esimesi algeid ja olete saanud nende aruliseks, kellele läheb tarvis piima, aga mitte tahket rooga. Sest igaüks, kes veel tarvitab piima, ei saa õieti aru õiguse sõnast, sest ta on alles laps. Aga täisealise jaoks on tahkeroog nende jaoks, kelle meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Nii et me näeme siin seda, et Piibel kutsub, seal on üks õpetus, mis on justkui piim ja teistsugune õpetus, mis on justkui tahkeroog. Ja ta toob selle sama võrdpildi, millest ma enne ka rääkisin, et kui inimene saab päästetud, siis ta on nagu väike laps, kes vajab piima. Kui väiksele beebile sa ei hakka kohe liha söötma sisse, eks ju. Ta joobki alguses rinnapiima ja ta toitub sellest, kuni ta kasvab ja siis ta hakkab aina rohkem tahket rooga sööma. Ja samamoodi vaimulikult on ka uute kristlastega. Kui ta saab päästetud, ta vajab seda vaimulikku piima. Mida see tähendab? Ta vajab neid algtõdesid. Ta vajab teada selliseid algtõdesid nagu, mida see üldse tähendab, et ma sain päästetud praegu. Kui ma võtsin Jeesuse vastu oma südamesse, mida see minu jaoks tähendab? Sest et vahest on niimoodi, et sa kuulutad neile evangeeliumit ja ega sa ei jõua ju kohe selle väikse aja sees kõike ära seletada, mis nüüd päästega kaasneb neile. Tihti see on lihtsalt üks väga lihtne kutse, et kas sa tahad Jeesust vastu võtta oma südamesse, kas sa tahad oma elu anda Jeesusele, et sul oleks igavene elu taevas. Ja inimesed võtavad selle vastu, kui nende südamed on valmis selleks. Aga nüüd neil on vaja teada, mida see kõik tähendab. Mida see tähendab, et ma olen päästetud? Mida see tähendab, et minu patud on kõik ära puhastatud, et ma olen uus loodu Kristuses Jeesuses? Ja me saame neid juhatada, et nad loeksid Piiblit. Et kui nad parasjagu koguduses ei ole, siis tegelikult nad oma eraelus, neil on vaja seda aega Jumalaga. Neil on vaja seda aega Jumala sõnas. Sest et me näeme siin, et ta ütleb, et sest igaüks, kes veel tarvitab piima, ei saa õieti aru õiguse sõnast, sest ta on alles laps. Ehk siis see laps, kes tarvitab piima, vaimulikku piima, ta peab üles kasvama. Ja see üles kasvamine, jah, see toimub koguduses, aga see toimub ka selle läbi, kui ta võtab isiklikku aega Jumalaga. Ja me peame julgustama neid, et nüüd, kui sa lähed koju, sa saad palvetada Jumala poole, sa saad rääkida Jumalaga, sa saad võtta selle piibli kätte ja kui sul on võimalus, siis anna talle üks piibel, et ta saaks lugeda seda ja näiteks hea koht, kus sa alustada on alati Johannese evangeelium või mõni Pauluse kirjadest. Ja lihtsalt näita talle, kus ta võiks piiblist lugeda, võib-olla sa saad talle saata sõnumeid, et näed, et see on see kirjakoht, mis
mis ma täna piiblist lugesin ja see julgustas mind või helista talle ja räägi talle, et mida sa piiblist lugesid ja küsi talt, et mida sa viimasel ajal oled piiblist lugenud, et lihtsalt hoida teda nüüd selles uues rütmis kuidagi, sest et ta on vaimulikult väike laps ja ta vajab seda piima, ta vajab seda Jumala sõna, neid põhitõdesid ja võib-olla sellised kõige tavalisemad nagu teemad, mida rääkida sellele uuele kristlasele, olekski see, et mis see pääste tähendab, mida tähendab uus loodu, et kui me oleme uueks looduks saanud, et mida see kõik tähendab või kuidas me palvetame Jumala poole, kuidas see välja näeb, kuidas palvetada, kuidas Jumala sõna lugeda. Vahest me ei mõtlegi selle peale, et jah, okei, piibel, ma oskan lugeda, ma võin lugeda, aga see on väga tähtis, et me loeksime seda Jumala sõna sellisel viisil, et me laseme Jumalal endale rääkida ja et me tunneksime piiblit, mis seal piiblis kõik on, sest vahest, kui sa annad lihtsalt uuele kristlasele piibli kätte, siis enamasti maailma inimesed, nad hakkavad raamatut algusest lugema. Aga nüüd, kui see uus kristlane hakkab sul 4. Moosese raamatut lugema ja loeb igasugustest ohvritalitustest ja ohvriloomadest ja kõigutusohvritest, siis see ajab teda väga segadusse ja tal tekib palju küsimusi, mis see kõik on ja mis see kõik tähendab. Aga selleks me saamegi teda juhatada, et ta alustaks kuskilt näiteks Uuest Testamendist. Ja siis küll ta jõuab sinna 4. Moosesesse ka ühel hetkel, kui ta mõistab seda kõike paremini. Nii et juhatame teda Jumala sõna juurde ja mõistame seda, et ta vajab seda vaimulikku piima, neid algtõdesid. Vaatame 1. Peetruse 2. peatükki. 1. salmist loen, siin ütleb, et siis pange nüüd maha kõik kurjus ja kõik kavalus ja silmakirjatsus ja kadedus ja kõik keelekandmine ning himustage otse kui vastsündinud lapsed vaimset täis piima, et selle läbi võiksite kasvada õndsuseks. Nii et me näeme, et selle vaimuliku täispiima läbi me kasvame õndsuseks ja uued kristlased vajavad seda, et nad saaksid kasvada Kristuses. Ja ma rääkisin ka sellest, et need uued kristlased, neil on vaja seda aega Jumalaga, et me julgustaks neid palvetama, et me julgustaks neid Jumala sõnas olema. Sest et tegelikult see on see, kus nad kasvavad Kristuse sarnaseks. See on see koht, kus nüüd need Jumala iseloomujooned saavad üles õhutatud nende sees ja see Jumala armastus saab üles õhutatud nende sees ja nad saavad hakata kasvama selles. Nüüd väga oluline asi, mis on uute kristlaste juures, kes on saanud just päästetud, on see, et me palvetaksime nende eest. Ja me näeme seda piiblis korduvalt ja korduvalt, kus Paulus räägib sellest, kuidas ta palvetab nende koguduste eest, nende kristlaste eest erinevates kohtades. Ja lähme vaatame Galaatia kirja ja 4. peatükki. Ja siin on üks kirjakoht, mis räägib sellest, kus Paulus tegelikult räägib palvetamisest, kuidas ta palvetab nende kristlaste eest. Ja võib-olla see ei jää kohe silma sellise kirjakohana, kus ta räägib nagu palvest, aga tegelikult ta räägib siin palvest. Ja Galaatia 4.19 ütleb, mu lapsed, nüüd märka seda, ta kutsub neid oma lasteks. Kas see tähendab, et nad on tema bioloogilised lapsed? Kindlasti mitte. Aga ta kutsub neid kristlasi oma lasteks. Miks? Sellepärast, et ta vaimulikult sünnitas need inimesed. Mida see tähendab? See tähendabki seda, et ta palvetas nende eest. Enne kui nad olid isegi päästetud saanud, ta palvetas nende eest, kuni nad said päästetud, kuni evangeelium jõudis nendeni ja nad võtsid Jeesuse vastu oma südamesse. Nii et piltlikult Paulus nagu sünnitas nad Jumala kuningriiki. Ja me näeme siin, ta ütleb, et mu lapsed, kelle pärast ma jälle olen lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Nii et me näeme, et Paulus ütleb, et ta on jälle nende pärast lapse vaevas. Mida ta mõtleb selle pärast, selles suhtes, et lapse vaevas? Miks ta kasutab sellist sõna? Sest et kui me palvetame teiste inimeste eest, kui me palvetame kas inimeste eest, kes ei ole veel päästetud või isegi inimeste eest, kes on juba päästetud, siis
me saame nende eest teha eest palvet ja see on nagu justkui selline palvekoorem, mis me võtame enda peale ja see võib isegi tunduda vahest nii intensiivne palve, nagu me oleks lapse vaevas ja sellepärast Paulus kasutabki seda võrdpilti siin, sellepärast et läbi palve me sünnitame inimesed Jumala kuningriiki ja samamoodi ta ütleb, et ma olen jälle nende pärast lapse vaevas. No huvitav, et kui Paulus juba sünnitas nad läbi palve Jumala kuningriiki, siis miks ta jälle lapse vaevas on? Siin ta vastab sellele, kuni Kristus teie sees saab kuju. Nii et me näeme seda, et need uued kristlased, nad vajavad palvet, et Kristus saaks nende sees kuju. Ja me saame nende eest palvetada neid samu palveid, mida Paulus palvetas erinevate koguduste eest. Ja me näeme seda ühte nendest palvetest, me näeme näiteks Efeslaste 1. peatükis, ma loen 15. salmist. Sellepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust issandasse Jeesusesse ja armastusest, mis teil on kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meelde oma palvetes. Nii et me näeme, kui Paulus kuulis, et nad said kristlasteks, siis ta ütleb, et ta ei lakka tänamast nende eest ja palvetamast nende eest. 17. salm, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, auisa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Nüüd, mida see tähendab? See tähendab seda, et ta palus, et Jumal annaks neile tarkuse ja ilmutuse vaimu, et nad tunneksid Jumalat, et nad õpiksid tundma Jumalat. 18. salm, ja valgustaks teie südamesilmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi aurikkus pühade sees. Nüüd, mida see tähendab? Ta räägib siin ühest pärandist. Nüüd, mis on Jumala pärand meile? Tegelikult Kristus ongi Jumala pärand meile ja kõik, mis Kristusega kaasneb, kui Kristus läks risti peale, ta kandis meie patud, ta kandis meie haigused, ta kandis kõik needuse ja see on see pärand, mis Jumal on meile andnud. Ja Paulus siin ta palvetab, et Jumal valgustaks nende südamete silmad, et nad mõistaksid seda kõike, mis läbi Kristus meile kuulub. Ja 19. salm, ja mis tema ülemäära suurvägi meie suhtes, mis on tema ülemäära suurvägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul. Ja ta palvetab ka siin selle eest, et nad mõistaksid seda Jumala väge, mis on nende sees. Nii et tegelikult paljuski, kui sa vaatad seda palvet, siis Paulus palvetab nende inimeste eest, et Jumal annaks neile ilmutust oma sõnast. Ja tegelikult see ju kasvatabki meid kõige rohkem, kui me loeme Jumala sõna ja nüüd püha vaim ilmutab meile selle Jumala sõna ja see nüüd kasvatab meid. See on nagu see tahkeroog või uue kristlase kontekstis, see on see rammus täispiim, mis nüüd hakkab kasvatama neid uusi kristlasi. Nad vajavad seda Jumala sõna ilmutust, kus võib-olla nad tulevad kogudusse, nad kuulavad pastorit ja nüüd nad vajavad seda, et püha vaim räägiks nende südamesse, et Jumal ilmutaks neile oma sõna selles kohas, et nad tõesti, et nad kasvaksid üles Kristuses, et nad saaksid Kristuse sarnaseks. Ja nüüd hüppame Efeslaste 3. peatükki ja loen 14. salmist. Seepärast ma nõtkutan põlvi isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et ta annaks teile oma aurikkust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest. Nüüd see on väga oluline, et need uued kristlased, kes tulevad Jumala juurde, et nad oleksid tugevad oma seespidise inimese poolest. Miks see on oluline? Sellepärast, et just nendel uutel kristlastel, millega nad kõige rohkem võitlevad? Nad võitlevad kõige rohkem oma lihaga ja oma mõtetega. Ja nad peavad nendele vastu astuma. Kui see liha tahab jälle selle vana inimese moodi hakata käituma, siis nende sees peab olema üks tugevus, et öelda ei. Ja kui need mõtted tahavad hakata tulema sellest vanast elust ja mingid süüdistused ja mis iganes kõik võib tulla, siis nende sees peab olema üks sisemine tugevus, et panna vastu nendele asjadele. 17. salm, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning
te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega. Nii et Paulus palvetab siin veel seda, et nad tunneksid ära Kristuse armastuse. Ja see on väga oluline, sellepärast et eriti kui see uus kristlane ta tuleb Jumala juurde, siis ta peab mõistma seda, et Jumal armastas teda nii väga, et ta andis oma ainsa poja tema eest. Et ta mõistab seda, et tõesti kõik need patud, mis ta oma vanas elus oli teinud, need on kõik ära puhastatud, need on kõik andeks antud ja et ta on taastatud ja et ta on uueks loodud. Et talle tuleks see ilmutus Jumala armastusest. Nii et need on ühed head palved, mida sa võid vabalt võtta lihtsalt need kirjakohad ja sõna-sõnalt kas või palvetada neid kirjakohti nende uute kristlaste eest. Ja sa näed, kuidas Jumal hakkab nende seest tööd tegema, kuidas Jumal hakkab tooma ilmutust neile, sest see on paljuski, mida Paulus siin palvetab. Ta palvetab, et nad õpiksid tundma Jumalat, et nad saaksid tarkuse ja ilmutuse vaimu, et nad õpiksid Jumalat tundma. Ja me näeme ka seda, et nad mõistaksid, eks ju, mis vägi nende sees on, et nad mõistaksid, kui suur on Jumala armastus ja et nad oleksid tugevad oma sisemise inimese poolest. Nii et need on kõik need palved, mida me saame palvetada nende uute usklike eest. Nad väga vajavad palveid ja ärme arva lihtsalt seda, et kui keegi saab päästetud, siis me võime lihtsalt ta jätta sinna, aga nad vajavad meie palveid, nad vajavad kogudust, nad vajavad osadust, nad vajavad julgustust, et neil oleks see isiklik suhe Jumalaga, et nad saaksid hakata kasvama Jumalas. Nii et see kõik on väga tähtis ja ma usun, et see mõtteviis tõesti aitab meid, et kui üks inimene saab päästetud, siis ta on nagu üks väike beebi ja ta vajab meie hoolt. Ta vajab kedagi, kes nii-öelda vaatab tema järele, et ta ei tee pahandusi, et ta ei tee endale midagi sellist, mis teeks talle haiget. Ja kristlikus kontekstis ta vajab oma kogudust, ta vajab neid inimesi enda ümber ja ta vajab meie palveid. Nii et ma julgustan sind, kui keegi saab päästetud sinu evangeeliumi kuulutamise läbi, siis võta need punktid ja tee seda, palveta nende eest ja kutsu nad kogudusse ja ära karda kuidagi kutsuda neid oma kogudusse, sest et püha vaim on see, kes tõmbab neid, püha vaim on see, kes teeb nende südames tööd, ära kuidagi sellepärast nagu kartma löö, et meie koguduses ju ta ei ole sellega harjunud ja ma ei tea, mis ta sellest ülistusest arvab ja mis siis, kui teised hakkavad palvetama veel kõva häälega ja ära üldse muretse selle pärast, sest et püha vaim on see, kes puudutab tema südant ja isegi kui tema ümber toimuvad uued asjad, siis see ei pea teda ära ehmatama, vaid sa saad uskuda, et Jumal just nende asjade keskel saab teda puudutada, saab tema seest tööd teha. Nii et siin me lõpetame nende evangelismi kooli saadete seeria ja ma usun, et sa said julgustatud, et kuulutada evangeeliumi julgelt ja tõesti ma julgustan sind, et oma igapäevaelus, ükskõik kuhu sa lähed, võta sellest võimalusest kinni ja ütle, kas või hommikuti, ütle Jumalale, et Jumal, ma lähen täna sinna või ma lähen täna töö juurde ja Jumal, kui seal on keegi, kellele sa tahad, et ma kuulutaksin evangeeliumi, siis ma palun, et sa näitaksid mulle seda. Ja ma usun, et Jumal saab sind kasutama vägevalt, et Jumal saab andma sulle oma sõnad sinu suhu, et kuulutada evangeeliumi ja et paljud inimesed saavad päästetud, saavad terveks ja tõesti Eestimaal tõuseb üles veel rohkem neid, kes kuulutavad julgelt evangeeliumi ja me näeme seda suurt lõikust sisse tulemas. Nii et ole õnnistatud ja ole julge kuulutama evangeeliumi.